Nii, täna siis puhastame SPS lame katust, et eemaldame mehaaniliselt kõik samblad, vabastame kaevud ja kõik sedasorti puhastustööd. Et aeg-ajalt peab kindlasti oma lamekatust nagu hooldada. Vastasel juhul tekivad niisugused ebameeldivad samblakihid ja need hakkavad hapendama SPS-i. Ja selle tagajärjel, kui SPS nagu kõvasti hapeneb, siis on niimoodi, et lihtsalt katus enam ei täida oma eesmärki. Ja kõik niisugused nagu kaevu ümbrused ja muud niisugused asjad võiks olla ikkagi nagu vabad, et veel oleks nagu vaba väljapääs vihmaveesüsteemi. Et täna siis puhastame niisugust lamekatust. Oleme nüüd siis eemaldanud kõik lahtised sodid ja lahtised samblad, et vabastanud kaevud, et hetkel pääseb ilusti vesi sadeveesüsteemi. Ja nii palju kui võimaldas katust vigastamata eemaldada sammalt, on kõik eemaldatud. Et ilmselt te näete ise, milline tulemus on peale eemaldamist ja milline oli nagu eelnevalt. Katuselt sambla eemaldamise käigus oli ilmselt hästi palju niisuguseid vigu. Et ma ei tea, kas siit videost on näha, siin me oleme küll juba ära parandanud. Siin oli nagu 60-sendine lõikehaav katusel. Selle me paigaldasime siia vedelplasti ja panime sama liivapuru peale, et jääks võimalikult katusega sama välimusega. Ja siis see puhastamine. Et see näitab veel kord, kui tähtis on katuse puhastamine, et sodi all olevat prahti ei pruugi alati näha vigastusi ja läbijooksu kohti. Et siin on hetkel kliendil päris palju niisuguseid lohakusvigu, et mida oleks saanud täiesti vältida, kui oleks vähe regulaarsemalt puhastanud katust. Et põhimõtteliselt kõik need nurgad, kui te näete, kõik olid samamoodi juba lahti, et paikasime needki vedelplastiga. Ja nüüd ma näitan teile, mis tagajärg võib olla, kui inimene või ühistud ei hoolda regulaarselt oma katuseid. Siis näete, et lihtsalt samblad ja asjad on nagu nii palju, vaadake, siin kõik on vett täis alt. Et mis tõestab veel kord, et regulaarne katuse hooldus on väga vajalik. Et kui te soovite samamoodi hooldada oma katust regulaarselt, et ta ikkagi teeniks teid aastaid ja ei oleks vaja oma lohakuse või ma ei tea, kokkuhoiu tõttu katust enneaegselt vahetama hakata, et ta teeniks ikka nii kaua teid, kui palju on materjali tootja poolt ette nähtud katuse materjali poolt ette nähtud aeg. Ja mis ikka, et lõpetame selle video siinkohal ära, et soovi korral kõik informatsiooni leiate selle video all olevast selgitusest. Kõike head teile!